kallid vaatajad, oleme siis oma uue aasta esimese suhtepööriste saate juures. Jaa, peaks vist head uut aastat sulle. Kindlasti head uut aastat kõigile loomulikult. Ja muidugi tellige kanalit ikka juurde. Aga tänase saate teema otsustasime võtta sellise asja nagu rahuldus. Rahulduse saamine abielus, kas on kohustus pakkuda seda, mis üldse need mehe ja naise suhted on, kuidas me üldse abikaasad nagu, no muidugi siit räägime elust laiemalt, et see rahulduse saamise teema on tegelikult ju palju laiem kui see, kas naine rahuldab meest või mees naist. Kuigi ka see on seal juures oluline. Ja siis vist nagu ikka täna... Ei, seekord alustad sina, sest mina ei tahtnud seda teemat teha. Okei, no... Me võime kohe väga rahulolematusest rääkida juba. Ja see on tegelikult sama, kas me räägime rahuldusest või rahulolematusest. Tegelikult praegu tänane hommik meie mõlemi jaoks oligi tegelikult selline, et meid mõlemis avaldus küllalt palju rahulolematust. Ootad, kus kohas minus rahulolematus avaldus? Sa just rääkisid praegu näiteks. No sa ütlesid, et sind ärritavad igast asjad, et sa kohe oled väga rahul. Selle saatega seoses enne oli kõik hästi. Viimased 4 tundi oli kõik super. Okei, ühesõnaga, no võt umbes nii ta avaldubki. Minul on, minu rahulduse muster elus on selline, et seda ei ole. Ehk et minul puudub nagu rahul... Kellega sa räägid? Ma praegu räägin vaatajaga. Et mul puudub nagu huvi rahuldust saada. Ja see on nüüd selline kummaline konstruktsioon, et mus on kahtlematult huvi rahuldust saada. Aga mus ei ole rahuldust saamise vajadust. Sellepärast ma olen kogu aeg rahuldatud. Mul on, kogu mu elu on nagu kulgenud suures rahulduses. Ja ma tegelikult, ütleme nii, et ideaalis ma sooviksin, et, või noh, ütleme nii, et kui nüüd öeldakse, et homsest oleme igavikus, siis noh, mulle täiesti sobiks, kui me läheksime praegusest hetkest igavikku, mitte midagi enam mitte kunagi ei muutuks. Aga iga kord, kui sa ärkad hommikul ja avastad, et midagi pole muutunud või et liiga vähe muutunud, sa ütles, et ai, et sa oled nii õnnetu, sa oled nii pahur ja mitte miski mitte kunagi ei muutu. Sa kogu aeg otsid muutumist taga, aga nüüd sa räägid mulle hoopis sellistest. Otsin teda taga sellepärast, et pideva rahulduse seisundis sellega kaasneb nimelt kartus. Kartus, et see seisund lõpeb kohe otsa. Okay. Ja see rikub kogu selle igavese rahu ära. Noh, muidu ju võikski igaveses rahulduses olla. Kas sa natuke vastu räägi endale? Aga mida sa silmas pead? Ei, mulle üldiselt tundub, et sa oled nagu see inimene, kes on absoluutselt kõige rohkem rahuldamata inimene minu ringkonnas üldse. Ja samal ajal sa räägid, et sa oled igaveses rahus. No, ja et sa kardad seda. No sa oled ju märganud, et ma kardan ju kaotada seda, mis olemas on. Ma ei taha midagi juurde saada. Ma kardan kaotada seda, mis olemas on. No jah. Ja siis sa kaotad läbi selle kogu aeg kõik, mis no loomulikult. Ja sellepärast ma kardangi. Ma kardan karta ja see on selline põrgulik ring. No. Okay. Ja nüüd on muidugi nüüd küsimus, et vaata, kui mees on rahuldatud kogu aeg. Ehk et ma ei otsi ise rahuldust. Siis tulemuseks on see, et ega ma ei otsi ka, siis ei ole ka võimalik naisel rahuldust saada. Ma ei rahulda naist sellepärast, et ma ei muuda midagi. Ma ei taha, et sa mind rahuldaks. Ma olen väga rahul sellega, kes ma olen. Ma leian rahuldust igas nagu hetkes elus. No, ma küll otsin kogu aeg rahuldust. Minu jaoks ei ole seda küsimust, et elu peaks olema paigal seis. Me oleme ühes rahulduses. Minu arust on rahuldus on nagu raha või nagu tuul, mis kogu aeg käib ringi ja nii ongi õige. No see ongi meie puhul on see rahulduse mustrite vastandlikkus seisnebki selles, et mina olen rahuldatud ja kardan, et see kaob ära. Ja sina oled alati rahuldamata ja ei jõua kunagi rahulduseni. Ei, ma arvan, ma jõuan kogu aeg rahulduseni. Lihtsalt peale iga rahuldust on järgmine rahuldus saada. Okei. Ma tõesti ei saa aru, miks sa paned alati mulle selle sildi peale, et sina ei saa midagi umbes ja sa oled kogu õnnetu või midagi.
ma arvan, et kui ma olen selle noh, ma olen öelnud seda nii paljudel erinevatel viisidel, et kui ma olen õnnelik tunnist ajast kas või 1 sekundi, siis see tund aega on olnud rahulduspakkuv mulle, mitte õnnetu olek. Sa oled õnnelik, see on tõsi. Aga sa ei jõua kunagi lõpliku rahulduseni. Aga mis on lõplik rahuldus? Orgasm. No ma ei taha seda. No, võt. Ei, aga... see on üks viis. Sa ju paned mulle peale selle asja, nagu ma peaks seda tahtma. Ma ei taha seda. No, sa ei pea seda tahtma. Lihtsalt ma mõtlen, kui me rahulduse mustrist, kui niisugusest räägime, siis sinu protsessid ei jõua kunagi orgasmini ehk lõpptulemuseni. Okay. Ja minu protsessid... Sellega ma ka nõus ei ole, aga okei. Ja minu protsessid ei hakka üldse kunagi pihtagi, sellepärast, et mind ei huvita see. Noh, mul ei olegi üldse vajadus selle lõppresultaadi. Aga see käib ju sama selle mõtte juurde, kus me räägime mäkke jõudmisest ja lipu püstitamisest ja ronimisest ja kõigest. Kogu sellest kogu sellest ronimise enda teekonnast. Kus minu jaoks on nagu see iga samm sellel teekonnal on niivõrd äge ja niivõrd rahuldust pakkuv. Ja mul on, siis kui ma jõuan sinna üles, siis mul ei ole mitte mingit probleemi näiteks, lihtsalt kujutluse mõttes kujutada seda, et sa lähed mingi grupiga, on ju. Mul ei ole mitte mingit vajadust võtta seda lippu ja ise seal mäe otsas panna püsti. Ei, ma saan sellest täitsa aru. Et ma ei saa aru, mis see lõpprahuldus kuidas see lõpprahuldus saab olla suurem kui see, et ma käisin kogu selle teekonna läbi ja tundsin rahuldust igas hetkes. Tähendab, sul on selles mõttes õigus. Et kõik protsessi või me ju elamegi niimoodi, et me oleme kas orienteeritud lõpptulemusele või protsessile. Aga vale on olla orienteeritud kas ainult ühele või ainult teisele. Ma olen nõus sellega. Seda osa ma tunnistan. Aga samal ajal mulle tundub, et sinul on just vastupidi. Sa mõtled ainult selle lõpptulemusele. Absoluutselt. Mul ongi see, et võtame kas või ka tavalise seksi, eks ju. Mis on hästi lihtne mudel kõigile aru saada. Okay. Kõigile mind nagu seal ei huvita üldse mitte miski muu kui kõik muu vastik töö, mis tuleb ära teha selleks, et see orgasm kätte saada. Sellepärast oligi tõesti mõttetu suga seksida. No just. Absoluutselt. Ma ei tahaks nüüd seda asja teisipidi pöörata. Ei, ma olen nõus selles mõttes, et ma olen absoluutselt selles mõttes nõus, et mind erutab mehe poolt. Okei, sinu poolt siis võib öelda, suudlemine oluliselt rohkem kui mingi intense pleasure nagu saamine mingil tegevuse põhjal. Selles mõttes, et minu jaoks on nagu sellised üksikasjad sellel teekonnal on nagu üliolulised ja need on need, mis nagu annavad selle nii-öelda selle flavori nagu sellele kogu selle... Aga kui me nüüd paneme selle nüüd nagu vaatame seda asja mehe seisukohast. Mees teeb rasket tööd ja tema palgaks on nii tema enda orgasm kui sinu orgasm. Eks ju. Ja kui nüüd ta teeb ja seda, ühesõnaga see, meest ma ei saa öelda, et ühtegi meest ei huvita, aga põhimõtteliselt võtame nüüd selle, et võtame minu, eks ju, keda huvitab ainult lõpptulemus. Ja kui lõpptulemus nagu üldse välistatakse, siis ma ei näe üldse mingit põhjust selleks tegevuseks, eks ju. Ja ma ei ütle, et absoluutselt, et minu mudel oleks kuidagi õigem. Ma lihtsalt räägin, kus need vastuolud tekivad. Ja ma arvan, et tegelikult need vastuolud on, need ei ole mitte ainult meie abielus, vaid need on tõenäoliselt paljudel inimestel. Sõbrannade juttude järgi ma tean, et see, mis toimub minu abielus, see ei ole üldse haruldane ja erinevaid kujundeid sellisest olukorrast tegelikult on väga paljudes abieludes. Ma varsti võtan kirve ja lähen selle hiire maha. Ma ei saa. Ühesõnaga, meil on köögis üks hiir, kes arvab endast liiga palju ja iga kord, kui ma istun siia maha, siis ta läheb sinna ja laamendab ja ma kuulen teda ja... Okei, sorry. Aga... See on üks rahuldamatu juhul. No jah, muidugi nüüd,
praegu me räägime sellest rahulduse saamise mustrist üldse, et kas... Oota, kui sa ütled seda, et rahuldamatus ja rahuldus, selles mõttes rääkida võib mõlemast, on ju. Ma hakkasin korraks mõtlema, et sinu rahuldamatuses on selline nagu temaatika jookseb läbi, et seda me teame, et sa ei julge alustada midagi. Sellepärast, et sa juba teed ette omale kindlaks sinu enda peas olevate skeemide abil, et see asi ei tööta välja, et see asi ei toimi lõpuks ja sa ei saa sellest piisavat rahuldust, et seda üldse alustada. No põhimõtteliselt jah, kui me... Sest kui me võtame niimoodi, siis tavaliselt on see, et kõik asjad, milles sa oled elus olnud, üldiselt alustab keegi teine ja tõmbab sind sinna kaasa. Jah, on ju? Nii ongi just. Just. Ja... Aga seksi puhul see hästi ei õnnestu. Ja ma arvan, et kunagi mõned korrad isegi õnnestus. Ma küll praegu mõtlesin, et te otsite mingi majasõber, kes tuleks ja tõmbaks kaasa. Okei. Aga nüüd ma mõtlen seda korraks, et kas sul ei ole nagu elu jooksul olnud nii-öelda seda lõplikku rahuldust neist projektistest, mida su vend või sõbrad või erinevad äripartnerid, millesse nad on sind tõmmanud, kus see protsess on olnud selline, aeg-ajalt stressirohke, vahest rahuldust pakkuv, et kas sul mõnda lõpptulemit on olnud tegelikult? Alati on kõik ära lagunenud. Minu istutatud õunapuu ei kanna kunagi vilja. Kurat, sellepärast nende õunapuud vilja ei kanna. Aga ongi. Miks sa seda mulle ei öelnud 16 aastat tagasi? Meil oleks terve, ma ei tea, orhid siin, kui ma oleksin saanud kõik õunapuud ja asjad ise ära istutada. No põhimõtteliselt... Kuidas sa nii isekas oled? Ma keeldun tunnistamast endale, et ükski minu tegu ei kanna vilja. Okei. Mul on sama asi, et ma ei ole elus mitte kunagi suutnud ühtegi naist rahulduseni viia. Ka seksis. See on täpselt sama asi. No see on kindlasti sama palju naistes kinni, kui see on sinus kinni. Sest minu puhul ma saan täiesti aru. See on minu elu. Loomulikult on see, mu ellu sattuvad sellised naised, kelle puhul see on välistatud. No sinuga on välistatud. Minuga. Sa ei saa aru, sa ei saa öelda. Ma räägin enda elust. Okei. No selge, ma peaks minema kontrollima. Ma sulle lähen. Et tegelikult ja sellepärast mul tegelikult ei olegi huvi ühtegi asja üldse alustada. Sest ma tean, et see on nagu mõttetu. Aga mis ma praegu just mõtlesin sellist veidrat asja. Meil oli eile teema sinuga, kus ma näitasin sulle ühte muusikavideot, Michael Pauli oma. Ma mäletan, et see ei olnud nüüd tohutult kaua aega tagasi, aga vähemalt 5-6 aastat tagasi kuskil. Ma nägin ühte pilti temast ja ta on muusikalilaulja, ta on selline vapustav karakter minu jaoks ja ta meeldis mulle, piiksest saadik ta mulle meeldinud. Ja siis ma vaatasin teda nüüd uuesti ja vaatasin, kuidas ta särab ja kui kihvt ta on ja 5-6 aastat tagasi ma näitasin sulle tema pilti, mille ta oli teinud sellise keskmise kaalu ajal umbes, selles mõttes, et ta oli suhteliselt tüse, aga ta ei olnud nagu hullult paks. Aga tal oli selline mõnus habe, tema need lokkis hõbedased juuksed, on ju. Ja siis ma näitasin sulle seda pilti ja ütlesin, et kui nüüd, juba sel ajal ma nägin seda osa, et kui sinu purjus maha arvutada, siis sa näed absoluutselt tema moodi välja. Sul on veidi rohkem su enda ema moodi see nägu, on ju. Aga juba... Ma jätan mul praegu ekraani peal. Aga juba sel ajal nägin ma seda, et te olete ka füüsiliselt sarnased. Et selles mõttes, ja muide su isa ei nõustunud muga. Aga ma mäletan, siis ma küsisin taga arvamust. Ma näitasin talle ükskord ta pilti ja ütlesin, et on ju sarnane. Ja sellepärast, et tema on mina ilma isata. Ühesõnaga, ilma emata pigem. Point oli selles, et ma nägin teid nagu sarnasena ja sellest hetkest saadik mul on nagu olnud see, et iga kord, kui ma näen ta nägu, sa tuled mulle meelde, see selleks. Aga see, just see kontsept, et tema oleks nagu sina ilma sinu selle
tigeda, küünilise Musta selle pooleta. ja no selle musta pooleta, siis ma kindlasti tal on oma must pool, aga see no selleks. selge see, eks ju. No, aga ühesõnaga see, kes ta välja paistab, see, kuidas ta naeratab, see, kuidas, noh, ma olen temast tegelikult intervjuust asju näinud. Ta on ikkagi mu lemmikmuusikali laulja. Siis jah, ja miks ma selle praegu välja tõin, ei ole mitte ainult see, et ta mängib siin taustaks, vaid kui ma mõtlen sinu rahuldamatusele, kui ma mõtlen ükskõik kelle rahuldamatusele või rahuldusele, kui suur osa rahuldamatusest on kinni selles sinu selles tumedamas pooles. Selles mõttes, et noh, meil teoreetiliselt me võime öelda, et kui kõik oleksid sellised happy fun'id ja näeksid oma, no mitte fun, aga näeksid oma selle positiivse poolega maailma, on just, neil oleks kindlasti rahuldust elus oluliselt rohkem. Aga ma mõtlengi seda, et kui on nüüd võimalik öelda või vaadata otsa enda, ma ei räägis läbi mingi kuulsuse või läbi mingi teise inimesega, aga kui inimesel oleks oskus vaadata otsa oma sellele tõelisele naudingu poolele, sellele tõeliselt heale küljele. Mitte, ma praegu ei ürita öelda, mitte vältida ja maha salata oma halba, vaid nagu ühesõnaga tõesti pingutada ühe korra või rohkem kui ühe korra oleks ideaalne ja näha seda enda tõeliselt head poolt. See pool, mis oskab rahuldust vastu võtta ja seda aktsepteerida ja seda tunda. Et kui inimene oskaks seda poolt, siis teoreetiliselt rahulduse saamine peaks olema võimalik inimesele. On küll. Minu probleem on selles, et ma olen rahuldatud oma rahuldamatuses. Selles mõttes, et mis see tähendab seda, et ma olen võtnud selle seisundi, kus ma olen. Ja ma olen kuulutanud, et mul ei ole, ma ei tohigi rohkem tahta. Tähendab, see rahuldus on selles mõttes nagu näljapajuki nii-öelda. Ehk et ja ta põhimõtteliselt ongi sellest tingitud, et inimene ei tunnista ise ennast. See pole isegi tähtis kuri või hea pool. Vaid kui ma, võtta see Michael Poole, miks ta on kuulus laulja ja näitleja, on sellepärast, et ta on iseendaga kontaktis. Aga kui sa oled iseendaga kontaktis, tähendab võimalikult see, kes sa oled, et sa nagu ei näitle. Näitle küll, aga... Ei no. Aga et sa ei ole mingi välja mõeldud mees. Siis sul on see suure vaimu vägi taga. Eks ju. Sest suure vaimu vägi on taga sellel, kes sa tegelikult oled. Ja kui ma nüüd mõtlen ennast välja, mõtlen ennast kuskile siia, siis see suure vaimu vägi jääb ikka sinna, kus ma tegelikult olen. Aga ma ise olen seal nii-öelda joonistatud mees. Ja sellel ei ole seda powerit taga. On see kuidagi nagu... Ma ei tea, kas mul jooksis korraks mõte minema. Kindlasti keegi saab aru, minul jooksis praegu lüüs. Ühesõnaga, asi on selles, kui ma... Hakkame juba sealt pihta, et kui me sünnime. Hakkab pihta, okei. Siis sealt tsentrist, see, kes me... Väike laps, ütleme, kuune laps, ta on absoluutselt tema ise. Tal ei ole... Kuune laps on juba väga arenenud. Ja tal ei pruugi veel olla see lapsepõlve trauma ära toimunud. Aga võib muidugi. Kindlasti on, näljaded või? Kuune laps. Mõtle, kui palju ta on kuu ajaga saanud absorbida. Ema isa kuu aja jooksul kindlasti ühe korra tülitsesid. Midagi ema ikka tundis. Võib-olla on emal depressioon, võib-olla isal pole aega piisavalt kodus olla. Selles mõttes, et kuuajane laps on saanud... Sul on õigus. Aga mis iganes, see esmane lapsepõlve trauma, mis toimub. Tegelikult see esmane trauma toimub juba sealt august välja tulekul, eks. Kui ta avastab, et külm on pagan. Toimus 7 kuud varem. Ja paljudel toimub varem isegi, eks. Kaasarvatud mul ka, eks. Aga see esmane lapsepõlve trauma lükkab tagasi meie armastuse. See tähendab, me kogeme, et me oleme ebatäiuslikud. See on põhimõtteliselt siis samasugune asi, nagu oli paradiisi aias see keelatud vilja söömine. Ehk et me saame teada iseenda ebatäiuslikkusest. Okei. Nii, ja sellega antakse egole märku, et sellisena sa ei ole armastusväärne. Tähendab, ego hakkab uskuma. Ja ta püüab nüüd välja mõelda, millisena ta on armastusväärne. Ja mõtleb ennast sealt tsentrist kuhugi välja.
ja sellest tekib siis nii-öelda, noh, praktiliselt me kõik inimesed oleme välja mõeldud isikud. Aga sel välja mõeldud isikul ei ole seda suure vaimu väge taga, sest suure vaimu vägi jäi sellesse kohta, kus ta alguses oli. Okei, aga praegusel hetkel sa tekitasid suhteliselt lootusetu oleku kogu inimkonnale. Väga hea. Selles mõttes, et see kõlas nii, nagu mitte kellelgi mitte kunagi ei oleks võimalik õnnelikuks saada ja rahuldatud olla. Põhimõtteliselt seda lõpprahuldust on jah võimalik saada ainult siis, kui sa jõuad valgustuseni. Loomulikult on seal väikseid steppe vahepeal. Ma ei taha öelda, et nüüd keegi mingit rõõmu enam ei peaks tundma või ei saaks tunda. No, ma arvan, et 20 minutit see saade enamus inimeste jaoks kestiski. Räägi edasi. Aga sellest samast tsentrist välja lükkamisest, kus meie see baasrahuldus suure vaimu väest. Kas sa tead, kui palju nõuab tööd, et jõuda tagasi sellesse tsentrisse ja saada sellest läbi ja lahendada see olukord? No, ma ei oska öelda. Enamusel see ei õnnestu ühe jooksul, jah. Ei, no seda ma räägingi. Mis mõttega see üldse alustada? Miks mitte keskenduda lihtsalt sellele rahuldusele, mis me oleme võimelised saama või mis me oleme võimelised teesklema, et me saame? Ma ei näe absoluutselt mitte mingit mõtet hakata ronima kuskile tagasi mingisse mõne kuu vanusesse olekusse, kus ema kõhus, kus järsku ema tundis korraks hirmu, et ta rase on. Või et ta peab selle eest, et ta peab oma emale ütlema, et ta rase on. Mis vahe seal on? Mingis mõttes ei olegi. Selles mõttes, et see tekitab, see on kohutav töö. Ma näen, mis meeletut tööd sa teed, et lahendada seda ja ma olen näinud seda 17 aastat peaaegu su kõrval ja ma tean, et sa tegid seda aastaid enne ja ma tean, et sa teed seda kuni surmani. Miks peaks normaalne inimene nagu üldse pingutama? Kui ta näeb, et midagi on valesti. See on hea küsimus. Selles mõttes, et enamus inimesed, neil võtab läbi mingisuguse ilge traagilise kräpi võtab nii-öelda julgus ja tahtejõud ja mis iganes võtab üle kontrolli ja teatab, okei, nüüd lähme teraapiasse. Aga kui nüüd inimene nagu kuuleb seda, et no selle elu jooksul see nagu nii ei jõua lahenduseni ja nii edasi, siis miks ta peaks üldse alustama? Ei, ma ei ütle, et niikuinii. Ma arvan, et väga paljud just neil päevil jõuavad. Selles mõttes, et praegu on selline aeg, kus jõutakse. Point on ju selles, et me saame selle lapsepõlve trauma ja meie elu ülesanne on õppida armastama, vaatamata sellele traumale. No seda oleks sa võid nüüd varem öelda. Sa seda ei öelda. Ma venitan rahuldust natuke. Ei, ega ma rahuldust ei saa sellest, ma räägin sellest, võib-olla teised saavad. Aga ma mõtlen nagu, et kas sul ei tundu, et sa oled liiga negatiivne? No, me oleme seda suga mõned korrad arutanud. Kindlasti ma olen. Ja ma olen selles mõttes, ma olen maksimalist. Ei, sa oled brutaalne, ütleb ma selle kohta. Maksimalist ma ei tea, aga brutaalne küll. Maksimalist olen mina. No, mulle ka tundub, et lahendusena ainult üks tee. Et ma pean minema sinna absoluutsesse põhja, kannatama läbi kõik kannatused ja siis... Aga tahtes teraapiat pakkuda inimestele, siis kui ma ei eksi, siis on päris palju inimesi, kes jooksevad su juurest peale esimest korda ära sellepärast, et sa oled liiga põhjalik või sa oled liiga karm või sa nagu teeksid inimesed maha. Ma kindlasti ei tee neid maha. Ei, ma ei mõtle, et sa teedad maha. Inimestele tundub, et sinu tõde on hävitav nende elu suhtes. Sul puudub empaatia selle sees. No, seal on kindlasti selles jutus palju tõtt. Ma ei ürita sind praegu maha teha. Aga ma näitan inimestele ära selle, kus kohas nende õnnetu oled. Nad tulevad minu juurde, kui nad on õnnetud. Kui nad oleks õnnelikud, siis ja ma hakkan neile seletama, et tegelikult olete te õnnetud ja siis on ise asi. Loomulikult siis ei ole mõtet seda teha. Aga kui inimene tuleb ja ta ei saa aru, miks ta õnnetu on, siis mina teen seda, et ma näitan inimesele, et sa oled õnnetud selle pärast sealt. Ma saan sellest aru ja ma arvan, et see on üliäge, et sul on see oskus seda teha. Aga kuidas sa nüüd saaksid seda teha niimoodi, et inimene tunneks kergelt rahuldust? No, sest see inimene, kes seda kuuleb, kui ta
kuuleb ja tunneb ainult rahuldamatusest. Kuuleb negatiivsest, tunneb ainult ei no sa praegu rahuldamatust. paned mulle tegelikult sõnu suhu, ei kuule, ma ikkagi räägin. Ei, sa ei saa aru. Ma ei mõelnud seda. Ma ei mõelnud seda, mida sa ütled. Ma mõtlesin seda, et ühesõnaga, kui inimesel on raske emotsionaalselt, ma ei räägi seda, et sa ütled ainult negatiivset. Kui tal on raske emotsionaalselt sinuga koos, siis kuidas sa saad pakkuda talle samal ajal rahuldust, et ta nagu leiaks julguse selle probleemiga, mille sa tood lagedale tegelema hakata? No, ühesõnaga, siin ei saa olla nagu ühest mudelit, sellepärast, et ongi vahe, kas inimene otsib emotsionaalset tuge, mis tähendab seda, et ma ei hakka talle näitama kohe, kus on tema suurimad augud. Okay. No see, nagu see teraapia jagunebki hoidvaks teraapiaks ja siis ehitavaks teraapiaks, eks. Et hoidev teraapia on ikkagi see, kus sa püüad inimese jaoks olemas olla, püüad talle ruumi luua, turvalist ruumi luua. Ja ehitav teraapia on siis see, kus see ruum on nagu piisavalt kindel juba. Ja see sõltub hästi palju inimtüübist ka muidugi. Sellepärast, et on selliseid analüütilisi mõtlejaid, kes tahavadki minna ja kaevata ja otsida. Kes on minu moodi, eks ju. Ja on teistpidi on siis sellised emotsionaalsed tundlejad, kes on siis sinu moodi, eks ju. Ja kellel ei olegi mõtet ette laduda seda, kuidas tal kõik tuksis ja kuidas ta nii kuhugi kunagi ei jõua, eks ju. See huvitav. Aga nüüd me muidugi kaldusime teemast üsna palju kõrvale. Ma tegelikult, mulle tundus, et seda teemat on võimalik sellega väga siduda. No põhimõtteliselt on. See on tegelikult rahulduse pakkumise mehhanism üldse, eks ju. Ja rahulduse tahtmise. Rahulduse saamine on seal minu jaoks kõige olulisem, sellepärast, et kuna iga pisiasi elus peaks nagu rahuldusega seotud olema. Selles mõttes, minu jaoks on. Ma leian, et kui miski ei paku mulle rahu, mulle ellu vaja väga. Ja selle koha pealt ma olengi see maksimalistlik inimene, et ma leian, et kõik emotsioonid peavad olema alati võimalikult võimsal või nad ei paku mulle piisavalt rahuldust, et ma üldse nagu tahaks nendega tegeleda. Ja ma mõtlen ka su patsientide peale seda sama, et mulle tundub, et see nad tulevad siia ikkagi otsima nii-öelda rahuldust. On see siis analüütiline mõtlemine, on see selline hingeline toe otsimine, seal ei ole väga vahet. Asi, mida inimene tuleb otsima terapeudi juurde on rahuldus. Põhimõtteliselt on sul õigus, jah. Et ta moel või teisel tahab saada sellepärast, et ta ei ole võimeline oma enda elus rahuldust saama. See on see, miks ma selle teema nagu sisse tõin. Sest mulle tundub, et inimesed tihtipeale nagu ei saa sellest aru, kuidas see on, kuidas see käib. No jah, eks ma tegelikult ju, ma ütlesin, et inimene tuleb, kui ta on õnnetu. See tähendabki seda, et ta ongi rahuldamata. Just täpselt seda. Tal ei ole rahuldust ja ta tuleb otsima, mis lahti on, miks mu elu viltu peab. Just, ja nüüd seal ei ole nagu väga vahet, missuguse meelelaadiga ta on, kas ta vajab analüütilist või toetavat või mis iganes teraapiavormi. Sest mul jooksis praegu kohe sisse oma enda kunagine teraapias käimine. Selles mõttes, et... No jaa, sinu terapeut pakkus sulle seda rahuldust, et sa võisid seal ülbelt vait olla. Ja ma olin selgelt õnnetu, mul oli selgelt seda teraapiat vaja ja ma selles mõttes ma keerasin seda metsa, et ma olin noor, ma olin loll ja ma ilmselgelt olin rahuldamata ja õnnetu olnud terve oma elu ja see ei olnud kuidagi sinuga seotud. See oli kõik asjad. Ainukene kord, kui ma nagu natukene suud paotasin, oli siis, kui ema viis mind piisavalt endast. Ma vist emaga enne tülitsenud. Just enne teraapiat või midagi. Ja siis ema suutis mind endast välja ajada ja siis ma vist nutsin ja rääkisin. Kõik teised korrad ma olin ahv, kes istub vaikselt toolis ja põhimõtteliselt minu väga kihvt terapeut pidi mult sõnu praktiliselt tangidega välja rebima, et ma üldse räägiks. Terve selle 3 tunni ajal. Mul oli nii kahju tast. Ma tundsin nagu nii,
hiljem. Aga sa said väga suurt rahuldust sellest, et sul on võim tema üle. Jaa, ma olen sellega ka nõus, et ma tõesti, see oli selles mõttes nagu umbes, et kas sa suudad nüüd rääkima panna või ei suuda. Aga no selle on nüüd liiga personaalseks, ei paku nüüd huvi, kuidas sina teraapias käid. Jaa, ei loomulikult. Ja seal ei olegi muud rääkida, sest täpselt nii see kestis. Aga ma tahaks rahulduse osas veel puudutada seda poolt ka, et vaata, abieludes on tihti ja sa oled ise kohtunud ka, kus nagu sõbrannad ütled sulle, et aga kuidas sa nüüd ei rahulda teda siis, mis, eks ju, oi, issand. Et ühesõnaga on sellist mentaliteeti väga palju. Et ütleme meeste seisukoha pealt. Et minu naine peab mind rahuldama. Seksuaalselt konkreetselt. Ei, seda näen mu sõbrannade poolt palju, seda on nagu neil kodudes väga palju. Ja ka naistel on sellist hirmu, et äkki nad ei rahulda oma meest. Mind on näiteks selline asi väga häirinud või selline mõte üldse, et mõelda oma naisest kui kellestki, kes on kohustatud mulle rahuldust pakkuma. See on minu jaoks lausa solvav, ma ütleksin. Mis mõttes solvav? Ta on selles mõttes solvav, et kas ma elan orjaga siis või? Aga kui ma elan orjaga, siis ma olen sama väärne või see. Okei. Muidugi, siit me võime nüüd minna... Oota, aga selles mõttes tähendab, ma olen nõus sellega, et rahuldust ei saa nõuda, aga rahuldust saab küsida. Selles mõttes, et kui sina mehe või naisena tunned, et sa oled rahuldamata ja sa nüüd ei räägi sellest oma kaaslasele, siis see on nagu absoluutselt ebanormaalne. Tegelikult on seal minu meelest veel üks oluline aspekt. Mis asi see rahuldus üldse on? Kas rahuldus... Ütleme, võtame selle sama seksimudeli, eks ju. Miks? Seda on lihtsam konkreetsem rääkida. Aga rahuldus on ka see, kui sa tahad, et su mees tuleksid, eks sulle kalli või hoiaks sul käest kinni, kui sul on raske tööpäev on või midagi. Jaa, absoluutselt nõus sellega. Aga ma mõtlen rahulduse saamise pakkumise mudeli juures. Kui ma seksin sinuga, siis kas minu seksimise eesmärk on sind rahuldada või ise orgasmini jõuda? Ei, jah, selles mõttes, aga see on loogiline. See on nagu, peaks olema kõigile juba arusaadav, et kui sa ennast lähed rahuldama sinna, siis sa võid samasti nukuga ka seksida. No just nimelt. See on muide, mis on väga levinud ju tegelikult, et põhimõtteliselt ei ole vahet. Kas naist käsitletakse kui onaneerimise abivahendit? Nojah, ja mis tähendab seda, et see ei ole abielu ja see ei ole kooselu ja see ei ole, ma ei tea, mis see on. Mis mõttes, et see on haige. On igasugused asju, aga ütleme, see on, ehk et tegelikult ju suurim rahuldus on teisele rahulduse pakkumine. No, enamus inimesed isegi ei mõtle selle peale, kui palju see teine rahuldatud on. Nagu sa ütlesid enne, väga lihtsalt tee orgasmini jõudmisel on töö. Ja niikaua, kui sa nimetad seda tööks ja kohustuseks see, et sa pead teist suudlema või erutust tõstma, erutustaset tõstma, et üldse seksini jõuda ja nii edasi. Nii kaua tähendab see seda, et sa ei armasta oma abikaasat. No just nimelt seal ongi see probleem, et ühesõnaga ka naist, ütleme, kui mul on vaja naist rahuldada, siis kui ma lähen naist rahuldama, ma teen tööd, et sind rahuldada. No just. Siis ma olen masin põhimõtteliselt. Aga masin ei rahulda sind. Selles mõttes siis ongi see sama, et siis võtta kaigas ja rahulda ennast või mida iganes. Aga selles kohas ma oskan ainult teooriast rääkida, sellepärast, et kuna mul ei ole mitte see, et meil ei ole kogemusi, meil on kogemusi vähemalt 2 lapse jagu. Aga ei, ma mõtlen seda, et praegusel hetkel mõte seksist ajab mul kergelt südame pahaks ja igasugune ühesõnaga, see on see koht, kus ma elus ei kujuta ette, et ma enam rahuldust laats ju. Ei, ma olen täitsa nõus sellepärast, et näiteks minu jaoks oma praeguses vaimses staadiumis mul on välja kujunenud väga kindel veendumus, et seksida ei tohi siis, kui sa ei taha last saada. No seda me ei hakka arutama sellepärast, et see on nüüd väga ekstreemne arvamus meie 2 vahel. Absoluutselt. Ma ei taha öelda, et nüüd kõik inimesed peaksid lõpetama selle. Ja just. Aga põhimõtteliselt, kui me ideaalmaailma läheksime, sinna, kus kõik on valgustunud,
siis rahuldust ei otsita. Ühesõnaga, seks ei ole rahulduse saamise vahend üldse. okei. Seks on laste saamise vahend. Aga lähme tagasi sellesse kohta, kus, või edasi, selle kohaga, kus meil on hunnik inimesi ümber ja terve maailm on neid inimesi täis, kes arvavad, et seks või siis söögi tegemine on kohustuslikud asjad teise kaaslase poolt. Seal ei ole vahet, kas see on naine või mees. Selles mõttes, et kindlasti on naisi ka, kes on infomaanid ja arvavad, et nende mehed peavad nendega igal hetkel olema võimelised seksima. Aga ma mõtlen nüüd seda, et kuidas me oleme, no seal on palju küsimusi. Kuidas me tegeleme sellega, et meilt kogu aeg nõutakse rahuldust, kuigi meile endale rahuldust ei pakuta enam? Kuidas me küsime rahuldust, kui me kardame saada vastu näppe selle eest? No, siin on nüüd jälle sisemised settingud ja me lähme jälle tagasi sinna lapsepõlve juurde. Ei, okei, kuidas? Ehk et... Ma mõtlesin, me tegeleme täiskasvanutega praegu. Ja, aga need, kes tegelikult elavad, on need lapsed, kes... No jaa, aga mis ma täiskasvanuna selles mõttes, okei, mul on see lapse, tekitame olukorra, kus inimene saab aru, et okei, et sellepärast, et ma ei saa, sellepärast, et mul on paha, sellepärast, et see ei huvita mind, sellepärast, et mul kõvaks ei lähe, sellepärast, selles on süüdi see väike laps, kes ema käest ei saanud piisavalt armastust. Aga mis ma nüüd... Ema või isa? Seal ei ole vahet. Aga mida ma nüüd mõtlen on see, et mina täiskasvanuna näiteks 37-aastase mehena mida ma tegema pean, et... Sul on 37-aastane mees? Jaa. Mida ma tegema pean, et sellest nõiaringist välja saada? No, mina tean ainult seda teed, et tuleb minna sinna väikse lapse juurde tagasi. Okay. Saada teada, miks ta kaotas usu, et tema armastus on efektiivne. Ebaefektiivne. Ei, miks ta kaotas usu, et on efektiivne. Eks, et teda vastu võetakse. Okei. Et seal toimub see, et kui see mees oli laps, siis ta läks oma armastust emale pakkuma ja sai vastu näppe. No oota, see just... No näiteks. Sa ütled, et esimene trauma võib toimuda ei tea millal. Aga tavaliselt lapsed lähevad armastust emale või isale pakkuma siis, kui neil on mingi oidipaal iga või midagi. No see on nüüd... Mõtlen sellele oidipaal traumal on tõenäoliselt mingisugune eeldus. Baastrauma all ju. Mingi baastrauma all veel, jah. Kuidas sa ütled tõenäoliselt? Aga ka see baastrauma seisneb selles, et alla selle oidipaali ja laps ei lähe mitte pakkuma oma armastust, vaid ta on ise nii-öelda pakkumine. Ja kui seda pakkumist ei võeta vastu, ehk et ema on kas liiga külm või kuidagi eemal hoidev, eks ju. Okay. Siis talle jääb mulje, et tema armastus ei kõlba kuhugi. Väikse lapsena siis tema ise ei kõlba kuhugi. Ja nüüd tulevikus ongi see, et kuna ema ei saanud temast rahuldust, siis tulevikus ta ei saa ühegi naise poole pöörduda selle mõttega, et ta pakub sellele naisele rahuldust sel lihtsal põhjusel, et tema peas puudub selline kontseptsioon, et tema on rahulduse pakkuja. Et temast saadakse rahuldust. Ja kui mul on selline kontseptsioon peas, et minust on võimalik üldse rahuldust saada, siis mul ka see tööriist ei lähe tööle, mis peaks rahuldust andma. Jah, aga see lapp ei tõuse küll, et neid nõusid pesta. Nagu ma ütlesin, rahuldus saab igalt poolt. Ei, no just. Et selles mõttes ongi see, ja miks ma nagu nüüd tahakski natuke seksilt nii-öelda viia mõtet eemale, on see, et ma olen aru saanud enda pealt läbi selle, mis lapsepõlvest on tulnud ja sõbrannade pealt, keda ma olen kuulanud, toetanud ja kaasa elanud ühele, teisele ja kolmandale probleemile. Et rahuldamatus tuleb sellest, kui sa ei ärka hommikul piisavalt vara ja ei tee mehele süüa. Rahuldus tuleb sellest, kui sa võtad 10-15 kilo juurde ja mees ei katsu sind enam. Või sellest, kui sa lähed tööle ja su mees otsustab, et sa teed liiga palju tööd, ei ole piisavalt kodus ja siis, kui sa jõuad koju, siis ta ei ole rahul järgmiste asjadega. Ühesõnaga, selles mõttes, et kui me leiame kogu aeg midagi, mis
mille kallal, mitte norida on vale sõna, sellepärast et ma ei arva, et need mehed teevad seda pahatahtlikult. Ma arvan pigem ongi see, et kuna nad on nii rahuldamatud oma enda hinges, siis nad oskavad nad oskavad lihtsalt rahuldamatust pakkuda ainult. No põhimõtteliselt on, aga seal ei olegi tegelikult selles mõttes sellist tõde, et võib nagu ühte serva ära minna. Et ühest küljest sa ju ei tunne ennast hästi, kui mul on täiesti ükskõik missugune sa välja näed. Eks ju, sa oled ju seda kogenud, eks ju, et noh, mul ei ole, ma isegi ei märka, kas sa oled 70 või 170 kilo. Jaa, tõsi. Ma küll ei ole 170 kilo kunagi. Ma natuke utreerisin seda asja, aga põhimõtteliselt, noh. Ei, ma mäletan seda, et kui ma võtsin 50 või ligi 50 kilo alla, siis ma sain aru, et sa tõesti ei pannud seda tähele, et ma olen võtnud alla. Ja sa ei saanud sellest kontseptsioonist aru, et mul on vaja uusi riideid sellepärast, et minu riided on mulle nii palju laiad. No minu jaoks jah, see on nüüd, eks ju, äärmus loomulikult, eks ju. Et minu jaoks tõesti ei ole mingit, noh, ma tegelikult isegi lausa tunnen, et oleks äärmiselt ebaõiglane öelda naisele, et sa pead selline välja nägema. Sellega ma olen nõus. Aga seda, kui nüüd naine võtab 10 kilo juurde või 10 kilo alla, selles mõttes 10 kilo näeb päris palju ära. No mina veel ei näe. Aga hea küll. Ja siis, nojah, selles mõttes sellepärast sa oledki võib-olla anoreksikuks muutunud. Ma ei kujuta ette, mis sul viga on. Aga ühesõnaga, kui naine muutub, siis sellel on põhjus. Võib-olla see on üks asi, mida panna, ja nüüd mitte ainult meeste, vaid naiste südametele ka. Kui inimene füüsiliselt muutub teie kõrval, siis tõenäoliselt on midagi valesti või midagi õigesti. Et mingil põhjusel inimene muutub. Absoluutselt. Ja kui me ei pane seda tähele, siis me eemaldume sellest inimesest. Ma muidugi, noh, nüüd kui sa ütled, et ma ei pane tähele, noh, loomulikult ma panin tähele, et sa võtad alla. Aga ma lihtsalt ütlesin, minu jaoks on see, et noh, et see ei tohi mulle tähtis olla. Selles mõttes. Ma ei saa, kui ma armastan sinu hinge, siis ma ei tohi mitte mingit tähelepanu pöörata sinu välimusele. Mis on, noh... See on täielik kräpp. Loomulikult on see kräpp selles mõttes, et see on nii maksimaalne, eks ju, et see ei tööta niimoodi. Selles mõttes, see tähendab seda, et sa jätad ühe osa minust või mingi osa minust jätad absoluutselt nälga ja võtad, ühesõnaga rikud ära ka selle osa, mida sa hindad. Ja see, noh, inimene on selles mõttes, ütleme, hing on keskel, eks ju, see algallikas. Ja siis ta on... Ja siis kuskil siin pinna peal on siis see välimus nii-öelda, eks ju. Nüüd armastada tuleb kogu seda koonust, eks ju. Aga minul on see, et minul on, noh, kogu maailmaga, mitte ainult naistega, aga kogu maailmaga mul see, et ma vaatan seda pealispinda. See ei oma mitte mingit tähtsust, see on lihtsalt illusioon, see kaob niikuinii kohe ära. Ma ei vaatan seda, mida see tähendab seal sinna alla, eks ju. Ja ma näen ainult seda tuuma. Mul on täiesti vastupidi. Sul on täpselt vastupidi? Ei. Mitte nii vastupidi, kui sa praegu tahtsid öelda. Mul on niimoodi, et ma näen seda pealispinda ülitäpselt. Selles mõttes, et ta joonistub mu jaoks välja ruudustikuna, värvidena, kõigena. Ma näen seda marrastust, mida teised ei näe või mis iganes, selline mõte. Aga see annab mulle pildi sellest, missugune on sisemus. Ma saan sellest aru ja sul on niimoodi, et sa vaatad pealispinda ja see ongi see. Selles mõttes, mitte et sa ei näeks sinna sisse, aga sa ei hakka neid lahutama üldse. See pealispind ongi see. Aga minu jaoks on see, et pealispind on ainult, sa nagu ei võta pealispinda kui päris asja. Ma ei võtagi. Ma võtan seda kui teksti. Ma võtan seda kui teksti. See on vale. Ma saan aru. Aga... Oota, aga miks sa ei muuda seda? Seda ei saa muud. Ma olengi, see ongi see, millega ma olen tegelikult nüüd aastad. Et minu jaoks ongi probleem selle ja miks ma siis ka ei saa rahuldada neid naist näiteks. Naine on ju see pealispind ka. Aga kui ma näen seda, ütleme, kui ma vaatan sind, lihtsalt, et sa oled üks märk, mis tähendab midagi. Ja mind huvitab ainult see tähendus. Ehk et see hing nii-öelda. Minu jaoks see hing on, või see algarhetüüp nii-öelda. Siis
siis loomulikult ma ei saa sind rahuldada, sellepärast et sind ei ole olemas tegelikult. Ma tahtsin ka tuua ühe näite praegu. No. Kui nüüd võtta see saade algusest lõpuni, lõpp on siis eesmärk on ju, sellepärast, et lõpus me vabaneme sellest saate filmimisest ja elu on ilus on ju. Ei no okei. Okei. Ühesõnaga, mis iganes nüüd see eesmärk on. Selles mõttes, et eesmärk on ilmselt see, et see jooks vaatajateni, et see aitaks mõnda inimest, et see kõnetaks mõnda inimest on ju, see on väga oluline. Aga see on see osa, mida ma kunagi ei näe. Selles mõttes, et meil ei ole mis iganes põhjusel, inimesed ei kommenteeri meil neid asju on ju ja saadavad vahest ainult privaatsõnumeid. Ikka saada, ikka päris palju on tagasisidet. No see ei ole mulle. Ma tahaks nüüd seletada, kuhu ma tahan jõuda, sest meil ei ole aega. Nüüd minu jaoks rahuldus sellest näiteks tänasest saatest, üldse on niimoodi, aga on see koht, kui ma saan aru midagi sinust, on see koht, kui ma saan rääkida midagi, mis kõnetab sind ja sa ütled selle kohta, et vot see ja nii edasi, sa saad aru ja need on need selliseid punkte on terve see saate nii-öelda see filmimise aeg täis on ju. Ja siis, mis mulle veel rahuldust pakub, on see, et kõrval mängib hüljatud medley on ju, kus Michael Paul ja Halfie Bow laulavad. Ja siis, ühesõnaga, ma üritangi nagu tuua välja seda, et millest koosneb minu rahuldus. Ta koosneb nii palju, selle 3 tunni jooksul on nii palju üksikasju, millest ta koosneb. Sest näiteks puhtalt tänane saade hakkas absoluutse rahuldamatuse tundega, sellepärast, et ma olin isegi pahane, et me peame sellest rääkima. Ma ei tahtnud rääkida rahuldusest, sest sina tulid üles ja tegid mulle, mitte tegid mulle selgeks halvas mõttes, et sa olid halvas töös, sul ei ole täna hea olla. No, nüüd on juba päris hea. No just, ma teadsin, et see jõuab sinna. Aga ja sellega, kuidas sa tuled saadet tegema, sellega sa lood mingisuguse meeleolu. Mis tähendab seda, et sa võtad mult ära võimaluse saada sellest saatest rahuldust. Ei, ma sa saad aru. Selles mõttes see saade on tõesti nagu hea mudel sellele, kuidas et me ju ei tee seda saadet selleks, ainult selleks, et nüüd minna ja saada see mingi vaatajate hulk. Loomulikult mulle teeb head meelt, kui neid vaadatakse, eks ju. Olgem ausad, mul on väga hea meel, kui see kõnetab inimesi ja aitab inimesi ja meil on vaatajaid. Aga mul tegelikult on täiesti savi sellest, selles mõttes, et minu jaoks on oluline see protsess, mida meie sinuga siin läbi teeme. No, ma selle koha pealt olengi nõus, et kuna see ongi meie omavaheline teraapia tegelikult kogu aeg. Meil on kindlalt üks teraapiatund nädalas, eks ju, mis on selles mõttes väga hea. Me räägime enda jaoks olulistest asjadest. Ka see rahulduse teema, sa oled ju väga muretsenud, et miks sa mind ikkagi ei rahulda. Ma ütlen sulle, et kuule, unusta ära, seda ei saa nii vaadata üldse, eks ju. Ma olen ka andnud sulle loa nii-öelda minna ja otsidest rahuldust mujalt, kui sa tunned, et see on sulle vajalik. Selles mõttes ma saan aru sellest, et ma ei paku sulle seda, mida enamus naised oma meestele pakuks. Siin ongi nüüd see, et mulle pakub meie abielu äärmiselt suurt rahuldust. Kõik selles praktiliselt. On loomulikult mingeid kitsaskohti, aga abielu tervikuna pakub mulle väga suurt rahuldust. Just see sama asi, mida sa tegelikult ise ütled praegu, et saa protsessist. Ja minu jaoks on see protsess. See on vist ainuke protsess, mida sa elus nautid. No tõenäoliselt. Ja ma olen hakanud nagu nüüdsest aru saama. Ma ei oska ja ei taha selle peale üldse vaadata sellisel moel, et abielu peab tulema mulle mingit rahuldust pakkuma. Abielu ise ongi rahuldus. Ma ei lähe sinna otsima, ma ei tea, et sa oled hea kokk või mida sa ju oled, eks ju. Aga ma ei tule seda abielust otsima. Eks ju, et see ei ole, ma ei soovi, et abielu täidaks minu mingisuguseid soove. See on lapse mõtlemine. Laps mõtleb niimoodi, et ema peab täitma tema soove, eks ju. Täiskasvanud inimene ei mõtle selles kategoorias, et sa peab soove täitma. Ja ka elu, tegelikult tervet elu, kui ma mõtlen kogu aeg niimoodi, et elu peab pakkuma mulle rahuldust, siis ka see on lapse mõtlemine. See on see, et anna mulle tissi kogu aeg. Et minu arvates, siin ma arvan, et me saaksime nagu täiesti kokku oma vahel, et elu peab olema suur rahuldust pakkuv protsess. Eks ju.
kus ma mitte ja ma saan elust, ma saan rõõmu, noh, mitte ainult sellest, et ma pakun kellegile rahuldust, sellest ka muu hulgas, eks ju. Aga noh, nagu sekski, ta on andmine võtmine korraga, seal ei ole ju vahet. Noh, kui me seksime, siis ei saa öelda, et sina rahuldad mind või mina rahuldan sind, eks ju. Siis see on mingisugune protsess, kus andmine ja võtmine on täiesti eristamatud. Ja see on armastuse olemus nagu laiemalt, et armastuses kaob ära selline mõte sellest, et sa pead mulle andma või ma pean sulle andma. Või seal ei ole saamisel ja andmisel vahet enam. Noh, nagu lapse, kas või kui sa last kasvatad, siis noh, lapse armastus on nüüd nagu teist laadi natuke, aga põhimõtteliselt lapse puhul, eks ju, sa annad lapsele, sa ei mõtle selle pealt, et ta peab sulle tagasi andma midagi. Ja see andmine ise ongi nagu rahuldust pakkuv protsess, et ma kasvatan last ja ma ei kasvata ta selleks, et ta mulle tulevikus, ma ei tea, põldu künnaks, eks ju. Et see on nagu... Aga nüüd meil on aeg läbi. Aga nüüd on aeg läbi, jah. Nüüd me peame nüüd otsad kokku tõmbama ja teiega oli taas jälle väga meeldiv. Esimene saade siis sellel aastal läbi ja... Ilusat uut aastat kõigile. Ja teile veel kord ilusat uut aastat. Ja kohtume nädala pärast jälle. Kõik head ja nägemist. Tšau, tšau. Tšau, tšau. Ei, ma tegin nalja.